Tere hommikust siis kõigile. Jätkame oma Brexiti ürituste sarja, mida me teeme mõnusas koostöös EMTA-ga. Meeldetuletuseks eelmine puudutas tolliküsimusi ja toredaks esinejaks oli Külli Hurvits, EMTA tolliosakonna tolliformaalsuste valdkonna juht. Eelmise korra salvestasime ja see on järelvaadatav kuulatav. Sama teeme ka täna ja riputame oma uudiste poolele üles. Täna on siis kõneks käibemaks ja Brexit ja põrand on Ain Ulmre käes. Ain on EMTA tolliosakonna maksude valdkonna peaspetsialist ja parim mees meile sel teemal rääkima. Palun, Ain, põrand on sinu. Mikrofon on sul peal veel, lase mikrofon lahti. Tere hommikut siis minu poolt. Varsti panen siia slaidid ka ette. Tahan siiski oma ametinimetust nii palju täpsustada, et tolliosakonnas ma siiski ei ole, on eraldi maksude osakond Maksu- ja Tolliametis ja seal olen ma tõesti otseste ja kaudsete maksude talituses peaspetsialist. Ja räägin teile siis täna selle info baasil, mis praegu on, lootuses, et viimasel hetkel asjad enam ei muutu, mis puudutab siis käibemaksu teemat, mis muidugi seondub tegelikult tolli teemaga ka, sest Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigis saab 1. jaanuarist ikkagi Euroopa Liidu väline riik. Aga mina räägin siis otseselt käibemaksu asjadest. Et ma siit sellelt slaidilt ei loe ette seda, mis ma siia olen kirjutanud. Siin on lihtsalt alateemade kaupa, millest ma siis üldse räägin. Ja lähen kohe selle esimese teema juurde edasi. Ehk siis räägin selle slaidiga seoses kõigist teistest Ühendkuningriigi osadest peale Põhja-Iirimaa, sest kaupade puhul kaubavahetusele Põhja-Iirimaaga eeldatavasti see enam ei muutu. Praeguse teadmise juures on siin erand, ehk siis kaubamüük Põhja-Iirimaale jääb ühenduse siseseks käibeks ja selle ostmine Põhja-Iirimaalt ühenduse siseseks soetamiseks. Aga Inglismaa, Šotimaa, Wales ehk siis teised Ühendkuningriigi osad, kui sinna müüakse Eestist kaupa, siis 1. jaanuarist 2021 on tegemist ekspordiga ka käibemaksuseaduse tähenduses, kus siis eksport tähendab kauba väljavedu Euroopa Liidust liiduvälisesse riiki ja Ühendkuningriigist siis ikkagi nüüd 1. jaanuarist saab Euroopa Liidu väline riik. Ja kui selline müügitehing siis toimub, enam ei deklareerita seda veedearuandel, see on siis kaubaühenduse sisese käibe aruanne, vaid ainult käibedeklaratsioonil näidataksegi seda ekspordina ridadel 3 ja 3.2. Ja ükskõik, kas siis müüakse sinna ettevõttele või müüakse eraisikule, igal juhul tegemist on ekspordiga. Ja vastupidine tehing, kui ostetakse kaupa Inglismaalt, Šotimaalt või Walesist ja see kaup sealt siis saadetakse Eestisse, siis alates 1. jaanuarist on tegemist kauba impordiga. Ehk see kaup peab siis tulema läbi tolli. Seal toimub siis vabasse ringlusse lubamine, sest kaup tuleb Euroopa Liidu välisest riigist ja importitud kauba puhul käibedeklaratsiooni selle kauba hinda üldse kuskile ei kirjutata ega ka seda tollis makstud käibemaksu. Kui see kaup on ostetud kas edasimüügiks või kasutatakse muul viisil oma maksustatava käibe jaoks, siis ainult märgitakse käibedeklaratsiooni see summa, mille saab sisendkäibemaksuna maha arvata, reaal 5 ja ka reaal 5.1.
ja maksmisele kuuluvat käibemaksu ja kauba enda maksustatavat väärtust käibedeklaratsioonis siis kuskil ei kajastata. Nüüd on üks keerulisem osa, mille kohta praegu ei saa lõplikult öelda, mis juhtuma hakkab. Kui on ostetud Ühendkuningriigis kusagil jällegi mujal kui Põhja-Iirimaalt kaupa, aga kusagil siis mingit kaupa või võib-olla ka teenust, kus müüja on lisanud Ühendkuningriigi määraga käibemaksu, siis enam ei ole võimalik seda käibemaksu tagasi küsida Euroopa Liidu piiriülese käibemaksu tagastamise süsteemi niinimetatud VAT refund kaudu. Ja siin on jälle erand, kui ostetakse kaupa Põhja-Iirimaalt, siis jääb see VAT refundi kaudu tagastamise põhimõte edasi kehtima, kuid muudel juhtudel, kui on makstud käibemaksu kusagil Euroopa Liidu välises riigis, siis võimalus selle tagastamist taotleda sõltub riikide vahelisest kokkuleppest. Ja praegu neid Euroopa Liidu väliseid riike, kus Eesti ettevõtjatel üldse on võimalik saada käibemaksu tagasi, on ainult 4. Šveits, Norra, Island ja Iisrael. Me muidugi loodame, et Ühendkuningriigist saab 5. riik selles nimekirjas, aga sealt käibemaksu tagasi küsimine toimub siis vastastikuse põhimõttel. Ja praegu ei saa mina teile öelda, kas Ühendkuningriigi maksuhaldur otsustab hakata Euroopa Liidu liikmesriikide ettevõtetele käibemaksu tagastama või mitte. Ja kui me räägime kaupadest, siis on otsustatud ja loodetavasti see otsus siis jääb ka püsima, sest tegelikult on Euroopa Liidu käibemaksu direktiiv ka juba selle kohaselt muudetud, et Põhja-Iirimaa just nagu kaupadega kauplemise osas jääb ikka Euroopa Liidu osaks. Euroopa Liidu käibemaksu territooriumi osaks. Ehk siis endiselt kaubamüük Põhja-Iiri maksukohustuslasele ka järgmisel aastal ja edaspidi on kaubaühenduse sisene käive, mis deklareeritakse ka ühenduse sisese käibe deklaratsioonil veedearuandel ja käibedeklaratsioonil siis ridadel 331 ja 311. Ja et üldse oleks võimalik siin vahet teha ja veedearuannet korrektselt täita, siis Põhja-Iiri ettevõtted saavad 1. jaanuarist uued käibemaksukohustuslase numbrid, mis algavad tähtedega XI, nagu siis Rooma 11, mitte GB, nagu teiste Ühendkuningriigi osade käibemaksukohustuslastel. Ja samuti jääb alles kaugmüük Põhja-Iirimaa mittemaksukohustuslastele, kui kaup saadetakse Eestist Põhja-Iirimaale kellelegi, kellel ei ole käibemaksunumbrit ja ka olema ei pea, on see siis eraisik või näiteks mõni mittetulundusühing või kes iganes. Ja samamoodi siis ei ole tegemist ekspordiga, vaid käibemaksuseaduse mõistes kaugmüügiga, kaubamüük teise liikmesriiki maksukohustuslasena registreerimata isikule. Ja kui põhimõtteliselt peaks nagu lisanduma Eesti käibemaks, siis siin võib ikkagi juhtuda, et kui järgmise aasta esimese poolaasta jooksul väga palju neid kaugmüüke Põhja-Iirimaale keegi teeb ja tal saab ületatud see kaugmüügi piirmäär, mis seal siis kehtib, kas siis saab praeguse Ühendkuningriigi piirmäära Põhja-Iirimaa lihtsalt endale või kuidas see siis otsustatakse. Kui on vaja, tuleb seda sealt uurida. Aga kui seal kehtiv piirmäär saab ületatud, võib juhtuda, et tuleb võtta Eesti ettevõttel ennast ka Põhja-Iirimaal käibemaksu kohustuslaseks ja järgmised kaugmüügid sinna maksustada juba seal kehtiva käibemaksumääraga, kaasa arvatud C1, millega piirmäär saab ületatud.
ja miks siin slaidil on nüüd kirjas enne 1. juulit 2021? See seondub nüüd otseselt Brexitiga, aga just siin kaugmüügile on sellel muudatusel mõju. 1. juulil 2021 kindlasti jõustuvad muudatused Euroopa Liidu käibemaksudirektiivis ja peavad nad muidugi jõustuma ka Eesti käibemaksuseaduses. Praegu neid seaduse muudatusi Riigikogus alles menetletakse, on läbi viidud esimene lugemine ja vastu võetud need ei ole. Aga põhimõtte muudatustel on siis selline, et kui praegu kehtib niinimetatud MOS erikord, ehk kui osutatakse elektroonilisi teenuseid või elektroonilise sideteenuseid teise liikmesriigi mittemaksukohustuslasele, on võimalik neid maksustada sellise erikorra järgi, kus käibemaks tasutakse ikkagi oma liikmesriigi maksuhaldurile, kuid seda ostjariigi käibemaksumääraga ning on eraldi niinimetatud MOS-deklaratsioon, kus need digiteenused liikmesriikide kaupa ka deklareeritakse ja liikmesriikide kaupa selles mõttes, et kus on siis teenuste saajad. 1. juulist 2021 seda erikorda laiendatakse ka kõigile teistele teenustele, mille käibe tekkimise koht on teenuse saaja liikmesriik, ka siis, kui neid osutatakse eraisikule, ja laiendatakse erikorda ka ühenduse sisesele kaugmüügile. Nii et pärast 1. juulit 2021 on võimalik kaugmüüke Põhja-Iirimaale juba maksustada selle erikorra järgi. Lisandub küll Ühendkuningriigi käibemaks, kuid tasutakse käibemaks Eesti maksuametile, kes kannab selle edasi sinna riiki, kus see tegelikult oleks siis tulnud tasuda. Ja siin on oluline see, et 1. juulist 2021 kõik liikmesriikide põhised kaugmüügi piirmäärad kaovad ära ja tulebki seesama erikord. Ja erikorral on veel selline lihtsustus, et kui aasta jooksul teistesse liikmesriikidesse tehtud kaugmüükide ja sinna mittemaksukohustuslastele osutatud digiteenuste käive kokku ei ületa 10 000 eurot ja ei ole kusagil teises liikmesriigis püsivat tegevuskohta, siis on võimalik need kaugmüügid ja digiteenused maksustada osutaja või siis kaubamüüja liikmesriigis. Kui see on Eesti, siis Eestis, Eesti määraga, lihtsalt täiesti tavalises korras. Nii et siin sõltub sellest, kui suures ulatuses ja kas on kusagil püsivaid tegevuskohti või mitte. Aga enne 1. juulit 2021, kui keegi tõesti müüb Põhja-Iirimaale eraisikutele kaupa, on see mõiste järgi kaugmüük, piirmäär veel kehtib ja siis sõltub sellest, kas piirmäär saab ületatud, kas on võimalik lisada Eesti käibemaks või tuleb lisada juba Ühendkuningriigi maksumääraga käibemaks ja võtta ennast seetõttu kohustuslaseks Põhja-Iirimaal. Kui Põhja-Iirimaalt ostetakse kaupa, siis kehtib see erireegel ka teistpidi, kui ostetakse maksukohustuslaselt Põhja-Iirimaalt kaupa, mis tuuakse sealt Eestisse, on ikka tegemist kaubaühenduse sisese soetamisega, mille siis ostja peab Eestis pöördmaksustama. Käibedeklaratsioonil vastavalt kaubamaksumäärale paneb ta selle maksustatava väärtuse siis kas reale 1 või 2, sealt arvestatud käibemaksu reale 4 ja kui on võimalik sisendkäibemaksuna maha arvata sama summa, kas siis jällegi edasimüügiks ostetud või kasutatakse muul viisil maksustatava käibe jaoks, siis rida 5 sisendkäibemaksu tähistamiseks ja selle kauba maksustatav väärtus ise ühenduse sisese soetamise puhul lisaks reale 1 või 2 läheb ka reale 6 ja 6.1. Ja kui siin sai öeldud, et VAT refundi kaudu enam midagi tagasi ei saa, siis siin on samuti see erand, et kui on ostetud Põhja-Iiri maksukohustuslaselt kaupa, millele on lisatud Ühendkuningriigi käibemaks, siis seda on võimalik ikka endist viisi VAT refundi kaudu tagasi taotleda.
et ükskõik, mis toimub siis teiste Ühendkuningriigi osadega, kas sealt on võimalik hakata käibemaksu tagasi küsima või mitte. Põhja-Iirimaalt kauba ostmisel käibemaksuga on võimalik VAT refundi kaudu tagastust taotleda, aga puudutab ainult kaupu. Sest teenuste puhul ei ole Põhja-Iirimaale erandid kehtestatud. Siin on kogu Ühendkuningriik alates 1. jaanuarist 2021 Euroopa Liidu väline riik. Ja miks just kaupadele tehti erand ja teenuste puhul on kõik ühtemoodi? Seda ei saa mina siin teile öelda, see oli ilmselt siis üks kokkuleppe küsimus ja läbirääkimiste küsimus, kus siis just kaupade liikumise puhul otsustati selline erand teha. Teenuste puhul muutub siis ainult nii palju, et kui Ühendkuningriigi ettevõtjale osutatakse teenust, mille käibe tekkimise koht ei ole Eesti, ehk siis see niinimetatud põhireegli teenus, kus käive loetakse tekkinuks saajariigis, siis pärast 1. jaanuari 2021 neid teenuseid enam veetearuandel ei deklareerita, ainult käibedeklaratsiooni real 3. Ja muidugi ei muutu mitte midagi nende teenuste puhul, kus alati ongi Eesti käibemaks, ükskõik kellele neid osutatakse, kas on siis kinnisasjaga seotud teenused või näiteks transpordivahendi lühiajaline rendile andmine või ka sissepääsuteenus koolitusteenusele. Sissepääsuteenus tähendab seda, et küsitakse osavõtutasu sellelt, kellele esitatakse arve, ka siis, kui ta peaks olema juhtumisi teise riigi käibemaksukohustuslane, aga küsitakse osavõtutasu mingil konverentsil, seminaril, koolitusel osalemise eest, lisatakse sinna Eesti käibemaks. Ja kui Eestis toimub mingi kontsert või etendus, siis nende kontsertide, etenduste, meelelahutusürituste piletid on kindlasti Eesti käibemaksuga, isegi kui neid pileteid on tellinud mõni teise riigi ettevõtja. Ja kui Ühendkuningriigi ettevõtlusega mitte tegelevale isikule osutatakse teenust, mille käibe tekkimise koht määratakse põhireegliga, siis siin tegelikult ei juhtu midagi. Ikka tuleb lisada Eesti käibemaks ja deklareerida teenuse hind ise käibedeklaratsiooni real 1 või ka 2, juhul kui peaks näiteks hotelliteenusega olema tegemist. Ja sealt arvestatud käibemaks läheb reale 4. Ja kui on mingi erireegli alusel maksustatav teenus, kus käibe tekkimise koht on kusagil mujal, siis sõltub juba teenusest ja konkreetsetest asjaoludest ja riigist, kus käibe tekib, kas peab siis seal võtma ennast kohustuslaseks või lihtsalt saab deklareerida Eestis kui nullmääraga käibe. Ja siin sellel slaidil lihtsalt üks oluline täpsustus, et juhul kui 1. jaanuarist alates osutatakse Ühendkuningriigi eraisikule või muule mittemaksukohustuslasele digiteenuseid, elektroonilise sideteenuseid või elektroonilisi teenuseid, siis need enam ka ei lähe praeguse MOS erikorra alla, vaid lihtsalt ongi nullmääraga käive. Ja elektroonilise side teenused, need on siis meie elektroonilise side seaduse tähenduses. Direktiiv räägib siin eraldi ringhäälinguteenustest ja telekommunikatsiooniteenustest. Ja siin ei ole mingit erandit Põhja-Iirimaale, nii et ükskõik millise Ühendkuningriigi osa eraisikule digiteenuseid osutatakse, pärast 1. jaanuari ei pea neid kajastama MOS-deklaratsioonis, vaid on lihtsalt nullmääraga käive, käibedeklaratsiooni real 3. Kui saadakse teenuseid Ühendkuningriigi ettevõtjalt pärast 1. jaanuari 2021, siin samuti ei ole vahet, kas see ettevõtja on Põhja-Iirimaal või mõnes teises Ühendkuningriigi osas. Kui saadakse teenus, mille käibe tekkimise koht määratakse niinimetatud põhireegliga, ehk käive tekib teenuse saaja riigis, praegu see riik on siis Eesti,
Siis toimub ikka samamoodi pöördmaksustamine, nagu on toimunud seni. Ja ainus vahe käibedeklaratsiooni täitmisel on siis see, et kuna pärast 1. jaanuari Ühendkuningriik on Euroopa Liidu väline riik, siis Ühendkuningriigi ettevõtjalt saadud teenus, mis tuleb pöördmaksustada, selle teenuse hind lisaks real 1 kajastatakse käibedeklaratsioonis informatiivselt real 7, mitte real 6. Ja käibemaks nagu ikka real 4 ja kui sama summa saab sisendkäibemaksuna maha arvata, sest teenus saadi maksustatava käibe jaoks, siis läheb see reale 5 ehk siin muutub ainult informatiivne rida 6 asemel 7. Ja kes tahab sama juttu natuke pikemalt lugeda, siis meie enda koduleheküljel Maksu- ja Tolliameti veebilehel on siis üks artikkel selle kohta. Siin on selle artikli link sellel slaidil või aadress, ütleme siis. Ja võite sealt veel üle vaadata, kellel siis mingeid küsimusi veel on. Ja nüüd palun mulle märku anda, kas kuulajatel minu juttu kuulates tekkis lisaküsimusi või oli kõik arusaadav, sest tegelikult see teema on kindlasti vähem selgitusi nõudev kui tolli teema ja ega mul enda poolt praeguse seisuga ka midagi rohkemat teile rääkida ei oleks, kui teil ei ole mulle küsimusi. Et paneme siis ekraani jagamise kinni ja palun küsime. Et kõik on selge, et küsimusi ei ole. Või on nii segane, et... Jah, siin on nagu ikka 2 võimalust, kas kõik oli arusaadav või keegi ei saanud mitte midagi aru. Ühte me võime tõdeda, et käibemaksu pool on ikkagi oluliselt lihtsam kui see tollilugu, mis tulema hakkab. Ja mis meid ees ootab, aga ega midagi. Kiiresti tehtud ja juttu räägitud, asi läks linti, kes tahab seda üle kuulata ja kõigile osalistele saadame ka selle jaotusmaterjali juurde. Ja muidugi, kui kellelgi nüüd mingi küsimus tuleb, siis saab seda saata Maksuametisse ju meili peale ja kindlasti saab siis vastuse. Ja Ain on valmis vastama igal hetkel. Nii, aitüma, Ain. Soovin sulle ilusat lähenevat jõuluaega ja hoiame kõik oma tervist. Mina omalt poolt paneks juurde, et kõiki kogu meie koolituskava tasub vaadata, sest kuni aasta lõpuni me rakendame siin küllalt suurt soodustust ja kui on ICC liikmesfirma ühte või teist, eriti Incotermsi koolitusi, mis ilmselt ka Brexiti puhul muutub tähtsamaks, kui ta siiamaani on olnud, siis tuleb peaaegu ilma rahata koolitus, kui võtta veel 20% sellest ICC liikmehinnast maha. Aga olge terved ja elame veel. Aitäh ka teile ja kõike head siis.